Suu- ja sõrataud on pannud ohtu ka Tallinna loomaaia asukad, näiteks lasteloomaaed on juba ettevaatusabinõuna suletud. Praegu jälgitakse olukorda tähelepanelikult ning vajadusel ollakse valmis karmimateks sammudeks. Kui siis peaks minema seis halvemaks ja lähemale meile jõudma see taud, siis hakkame desinfitseerima nii autosid kui ka ilmselt iga külastaja peab sellest läbi käima ja kui ta siis lõpuks peaks tõesti väga halvasti minema ja veel Eestil lähemale või Eestisse jõudma, et siis me oleme arvestanud ka sellega, et loomaaed tuleb sulgeda nii nagu on mõnes teises riigis tehtud, et meie jaoks on loomad kõige olulisemad. Kuigi Eestis peetakse haiguse leviku riski praegu väikeseks, on loomaaia suurkülastajate hulk ja väga haruldaste asukate populatsioon põhjuseks, miks ollakse kõrgendatud valmisolekus. Tallinna loomaaias elab ligi 7500 looma, sealhulgas maailma üks suurimaid kaljukitsede ja mägilammaste kollektsioone. Meie loomad on metsikud ja ohustatud, et meil on selliseid liike, mis on loodusest praktilisest välja surnud ja meil on täitsa kohustus hoida neid liike ikkagi elus, et nad üldse maakeralt ära kaoks. Suu- ja sõrataud on väga nakkav viirushaigus, mis levib nii loomade vahel kui ka tuulega kuni 60 kilomeetri kaugusele. Haigus põhjustab loomadel valulikke villisid ja haavandeid ning leviku tõkestamiseks tuleb haigestunud loomad hukata. Hetkel võib öelda, et riigid, kus suu- ja sõrataudi esineb, on esinenud, viimane puhang oli siis ettevõttes Ungaris 17. aprillil, teevad kõik selleks, et olukorda kontrolli all hoida, et ta sealt edasi leviks. Praegu on lähikuude loomadega seotud üritused nagu Luige laat ja avatud talude päevad endiselt plaanis, kuid kaldasõnul võib see olukord ka üleöö muutuda, seega ennetustegevus on ülioluline. Ettevõtted, isikud, kes loomi peavad igal juhul olema tähelepanelikud, ehk siis rakendama kõiki võimalikke meetmeid selleks, et haigus, mis iganes haigus loomataud ei jõuaks nende loomadeni, ehk me räägime siin bioturvameetmetest, ehk siis piirama ligipääsu võõrastel, kontrollima nii loomade kui isikute liikumist, nii kui transpordi liikumist, et ei tuldaks piirkondades, kus taud esineb. Samuti palub külastajatelt kaasamõtlemist ka loomaaed, et kaitsta sõraliste elu ja tervist. Üks selline soovitus võib-olla, mida saab universaalselt anda, on see, et kui oled ühes loomapidamishoones käinud, et siis ootad 48 tundi vähemalt, et kui lähed järgmiste loomade juurde, kui oled reisinud, käinud sellistes piirkondades, kus võib mõnda haigust, mitte siis ainult suu- ja sõrataud, vaid ka teisi, siis samamoodi hoidu kontaktidest, näiteks kui nüüd on reisil käinud ja tahad Tallinna loomaaeda tulla, siis võib-olla see on hea soovitus on 48 tundi mitte tulla, mitte siis igalt poolt reisides, aga just praegu siis Slovakkiast, Ungarist, ka võib-olla Austriast, sellistest riikidest. Tallinna loomaaed loodab suveks lasteloomaaia taas avada, kuid otsus tehakse sõltuvalt viirusohtudest ja ilmastikuoludest.